vaikselt võib ka alustada. Et ma lihtsalt mõtlesin seda, et kui ma eelmised korrad olen teinud, et praegu me alustame 5. Sa oled 5. külaline, et eelmised inimesed olid mul Jüri Adams, Marek Nisumaa, Piret Mellik ja siis Arnold Toko. Siis ma mõtlesin, et mis teid kõiki ühendab, et see on nagu, ma ütleks, et kirglik huvi mingisuguse valdkonna vastu, et see kuidagi nii see on. Ja siis, kui inimesed tegelevad selle asjaga, mis neile meeldib, siis tulebki hästi välja. No nii, ja alustame järgmise külalisega Veiko Garaažis. Ja meil on külla tulnud täna Margus Hans Kuuse. Ja me mõnda aega juba tunneme, oleme üsna aktiivsed kirjasõbrad ja sinatame üksteist. Ja juhul, kui on mõni inimene Eestis, kes ei tea, kes on Margus Hans Kuuse, siis Margus Hans Kuuse on Eesti legendaarne autoajakirjanik ja sellised, ütleme, 40-aastased inimesed ja võib-olla ka kuni 60-aastased inimesed teavad sellist raamatut ilmselt nagu 100 autot, kes on vähegi huvitatud olnud autotemaatikast ja tehnikast üleüldse. Ja Margus Hans on selle raamatu autor. Aga ütleme, Margus Hans sai hiljuti 80-aastaseks, nii et rääkida on võib-olla veel rohkemgi. Et äkki sa tutvustadki ennast natukene ja räägid lühidalt lahti, esiteks, et kuidas see auto huvi alguse sai, kuidas sinust autoajakirjanik sai ja mida sa siis tegid kõik need järgmised 60 aastat või kui kaua sa oled olnud juba? No praegu vist saab juba kokku, kui ma praegu veel aktiivselt tegutseksin, siis oleks 60 täis kirjutamist, aga ma aktiivse kirjutamisega lõpetasin 2 aastat tagasi, et 58 jäi nagu aktiivset iga nädalast või kirjatööd. Aga ma lõpetasin ju tegelikult TPI-s sojustehnika eriala, nii et minu saatus oleks olnud kusagil Katlamäe juhataja või katelde projekteerija või midagi niisugust, aga läks teisiti, sest mul oli vastav ettevalmistus olemas tänu oma isale, kes oli Ameerika kodanik ja saatis mulle aastast 1960 saatis iga kuu 6 Ameerika autoajakirja. See tähendab selleks hetkeks, kui ma esimese realt paberile panin, olin ma 50 000 lehekülge mitte läbi lugenud, vaid läbi mälunud, töötanud. Ja toona ei olnud ka internetti, mis oleks kogu aeg seganud ja pommitanud, et... see oligi lihtsalt niimoodi, et ma olin selle 10 aastaga, mis mul isa mulle neid saatis, ma olin selgelt Eesti kõige informeeritum inimene lääne autoasjades. Ja kui see autoajakirjanduse võimalus tuli tehnika tootmise juures 1973 umbes, enne olin ma kirjutanud juba vähem, aga siis ma olin nagu kutseline juba. Sellest ajast siis, ma olin umbes 20 aastat, olin ainuisikuliselt Eestis inimene, kes siis otseallikate alusel informeeris Eesti rahvast lääne autondusest. Ja kuna me müüsime 30 kuni 32 000 jäägitult viimise eksemplarini, see tähendab umbes 120 000 eestlast said teada, mis läänes toimub iga kuu. Aga lisaks sellele sa kirjutasid vist ka üleliidulistes ajakirjades? Sinna sai muidugi alguses Saroljomi, mis oli maailma kõige suurema levikuga tehnikaajakirja üldse, kuni 5 miljonit eksemplari, see tähendab 30 miljonit lugejat. Mulle tundub, et seda peab natukene tänapäevasele kuulajale lahti seletama, sest et inimesed ma arvan mõtlevad, et kuidas see nagu võimalik on, et Ameerikas ei olnud siis nagu suuremaid ajakirju? Ameerikas oli palju ajakirju, selles oli viga, et seal oli 10 autoajakirju erinevaid ja kõige levinum oli muidugi mitte
autoajakiri või tehnikaajakiri, Popular Mechanics, mille tiraaž oli kusagilt pealt 2 miljoni. Ja no täna meil on, ma vaatan, on laua peal on ka sellelt kaasa võtnud Road and Track ajakirja. No see on esimene number ja see on... Ja inimesed ei näe seda, aga mina ütlen, et seal peale on kirjutatud, et juuni 1947. Kas see on kõige vanem USA autoajakiri? Ja no põhimõtteliselt jah, kõige... Ja ta ilmub ka praegu, eks ju? Ja kõige euroopalikum, Euroopa kaldega. Ja autoajakirjad üldse näiteks esimene Austraalia autoajakiri, siin on jälle faksimile. Wheels, mai 1953. Mul on selline tunne, et ma pean ka pilti tegema, ja sest et inimesed küll seda ei näe, aga siis inimesed saavad näha võib-olla meie Instagramist, et mis meil siin laua peal on. Meil on palju asju laua peal. Ja noh, Road and Track jäigi mu lemmikuks ja ma pärast olin selle toimetusega pidevas kontaktis ja mõnikord nad minu nupuksegi panid, aga ma ei mäleta, et suurt aja lugu oleks Road and Trackis pääsenud kirjutama. No ilmselt seal oli ka niimoodi, et väljaandjad ja toimetajad ja nad olid ka tegelikult natuke ettevaatlikud selle sotsialistliku informatsiooni levitamisega, nii et... Aga kui sa kirjutasid näiteks Road and Tracki või mingisugusesse lääne ajakirja, et mis neid huvitas või kas see oli siis nõukogude mingisugustest autoasjandusest või millest? See olenes ajakirja profiilist. Vana autoajakirjad näiteks tahtsid siis nõukogude auto ajaluguda. Võidusõdu ajakirjad tahtsid saada toimuvat, selle vastaval hooajal toimuvat värsket informatsiooni, nagu Itaalias oli ju ilmusid ju mootorratta ja siis auto kohta ilmusid ju iga nädal ajakirjad. Ja nii tuligi välja, et kuna ma kirjutasin nii 2-4 rattaliste võidusõidust Nõukogude Liidus, siis itaallased teadsid paremini meie võidusõidust kui Nõukogude Liidu kodanikud. Uskumatu, aga tõsi. No näed, ma teen sellest ka pilti. See on konkreetne erinumber Enzo Ferrari surma puhul. Meil saab täna selles mõttes olema huvitav saade, et mul on tunne, et meil koguneb sellist pildimaterjali varasemast saadetest, me ei ole pilte nagu üles pannud, aga nüüd tuleb vist Instagrami panna rohkem neid. No ma arvan, et mul on 10 000 pilte ja ka 10 000 ajakirju ja siis pressiteateid ja pressikomplekte ja neid on mul 150 jooksvat meetrit on riiulit täidetud nendega. Mina olen sellest juba teadlik ja ma olen osa sellest üüratust kollektsioonist ka näinud. Et, ja ma võin omalt poolt öelda, et ma ei tea, ma ei ole šokeeritud, võib-olla ei ole õige sõna öelda, aga et ma olen ikkagi, väga, see on muljetavaldav. Ja minu kätte on ka nagu mõned toredad asjad neist sattunud, et ma siin olen seal mõned endale laua peale pannud. No näiteks, mis mulle väga meeldis ikkagi ja siiamaani on, see on üks võib-olla isegi lemmiktrükiseid mul, kuigi siin ei ole eriti pilte, on History of Chrysler Corporation Gas Turbine Vehicles. Ja siis, kes tahab teada, et kuidas ja kui hästi tehti Ameerikas 1964. aastal selliseid ülevaate nii-öelda almanahhe või ma ei oska öelda, mis on ühest projektist, mis on siis, mis vältas märtsist 1954 kuni juunini 1966, siis ma ei ole nagu tänapäeva sellises info ülekülluses, ma ei ole näinud nagu paremat asja, mis on kokku pandud kui see. Ja siis, kui keegi tahab teada, kuidas hästi asju kokku panna, siis võib minu käest küsida, aga eks ma siis vaatan, kuidas ma ütlen. Endal vastavalt turg oli olemas taoline, inimesed tahtsid sügavuti teada ja mida peab eriti rõhutama on see, et mul oli aastakümned oli suhe sisuliselt 70. aastast juba autoehitusega ja sain sealt tohutult materjale ja et Jaapani
autoajakirjad olid siuksed 200-300 leheküljelised ja sadade joonistega. Tähendab, see selline tase oli nendel üldistel ajakirjadel, mis suurte tiraažidega läksid, kõvem tase kui tänapäeval inseneri ajakirjadel. Ma lihtsalt mõtlengi, et see on hästi huvitav, et tänapäeval eeldatakse, et lähed internetti, kõik asjad on olemas, eks ju. Toona igaks juhuks ma nooremale kuulajale tuletan meelde, et internet ei olnud olemas. Inimestel ei olnud ei mobiiltelefoni taskus, millega internetti minna, ega ka arvuteid. Ja kogu kraam oligi nii-öelda saadaval paberkandjatel. Mis mul on selline mulje jäänud, et tänu sellele, et materjali oli paberkandjatel, seda tiražeeriti üsna suurtes kogustes ja siis mulle tundub niimoodi, et ka toimetajad tollel ajal võtsid kuidagi suurema vastutuse selle materjali eest, mida nad välja andsid. Kas võib nii öelda? No võib öelda seda, et tänapäeval toimetav ja ajakirjanik ei saagi taolise tasemel materjali kätte, mis tol ajal oli. Tihtipeal olid paksud brošüürid, seal paarsada lehekülge saadeti toimetustesse ja laiali, aga praegu nad kriibitakse pealispinda ainult. Aga praegu on ka ilmselt see, et lihtsalt see sama infovoo kiirus, et neid ajakirjanikelt ka nõutakse tohutult paljude tähemärkide ja kogu aeg sellist nagu vilkuvat uudiste tootmist, eks ju? No siin on kummaline situatsioon on selles, et kui sa oled huviline ja oled üles leidnud õiged kanalid, siis sa võid jõuda informatsioonile enne, kui see ajakirjanik jõuab. Rääkimata sellest, et see ajakirjanik peab selle läbi vaaritama ja kirjutama loo ja see millalgi trükitakse. Ja. Nii et see on juba, arvestades tänast niisugust püüet hirmus kiiresti kõike saada, sa oled juba, mitu päeva maha jäänud, kui sa oled ajakirjanik. No vahepeal, sa saadad mulle ka meile edasi, eks ju, vahepeal. Ja siis ongi, et ma tihti peale saan mingisuguse newsletteri kaudu tuleb info, eks ju, ja siis ma vaatan, et paar päeva hiljem kui ilmub see kuskil ajakirjanduses ka. Kuigi tegelikult ikkagi, ma arvan, et Eesti need online autoajakirjanikud on ka, osad neist on ikkagi väga pühendunud ja lähevad süvitsi, aga samal ajal, või tegelikult on see, ma mõtlen, võib-olla väga süvitsi ei saa selles mõttes minna, et kuidas nagu auto on ehitatud, millest see koosneb ja nii edasi, sellepärast, et neid nii-öelda autotooteid tuleb ka välja tohutus hulgas, eks ju, ja siis kõik autotootjad saadavad omakorda välja igasuguseid pressiteateid tohutus hulgas, mida siis jällegi peab edasi nii-öelda publitseerima. Ja teine asi on selles, et taolist informatsiooni nagu tol ajal saadeti 60, 70, 80, võib-olla 90 veel. Ajakirjanikud kunagi ei saa tänapäeval enam. Üldse kätte, mingil juhul ei saa kätte. Jah, sellega seoses ma mõtlen seda ka, et mulle tundub, et selline avalike suhete inimeste meil on tänapäeval palju avalike suhete ja turundusega tegelevad isikuid. Ja siis nende töö põhimõte ongi see, et nad peavad kuidagi saama oma selle siis infobiti kuidagi avalikustatud ja siis käib selline tohutu pommitamine. Aga selle tohutu pommitamise juures, et siis keegi ei jõuagi, ma ei tea, läbi lugeda näiteks History of Chrysler Corporation Crash Turbine Vehicles raamatut, eks ju, või raamatukest, mille mina lugesin läbi kusjuures. Aga see pole üldse eriti põhjalik nagu tehnilises mõttes. Aga ma olen näinud ka üks asi, mis ma nägin, kui me käisin sinu juures vaatamas, seal oli just mingisugune Nissani multilink vedrustuse selline, ma ütleks, et tänapäeval ajakirja mahtu selline kirjeldus. Ja see läheb juba nagu võrdlemisi detailseks, eks ju, mis käsitleb ainult auto ühte siis süsteemi. Et ma ei tea, kust praegu selliseid asju vist ei ole olemas. Või neid hoitaksegi tehastes sees ja neid ei anta välja? Neid
kuna ei ole turgu sellele ajakirjanike seas, vaat siin on ka informatsioon tekib 3 faasis. Faas 1 on see, et töötavad disainerid ja insenerid. Faas 2 on see, et töötavad PR-isikud. Avalike suhtluse tähendab, mul on näiteks Fordi tuntuma peamise pressimehe või selle avaliku suhtluse juhe paks raamat on autogrammiga, kus ta kirjutab elu enne uudiseid. Tähendab, see on see teine faas. Kusjuures Fordiga seoses mul tuli meelde, et praegu on Fordi tegevdirektor Jim Farley ja kui ma mõtlen, et milliseid inimesi ma tean, kes nagu tegevjuhtkonnast räägivad või ütleme, on nii-öelda meedias väljas, et siis teda ma peaksin kiitma selles mõttes, et minu arvates ta on olnud sellise avatud tekstiga ja on hästi palju ennast, kuidas ma ütlen, media exposure või eesti keeles, et ta on nagu meediale ennast välja andnud, aga mitte alati ei ole niimoodi, et tegevjuhid või insenerid või siis disainerid räägivad ja siis teine on Tesla, kelle siis peadisainer ja peainsener on osalenud päris paljudes igasugustes saadetes ja hea on kuulata, kui inimesed tegelikult teavad väga täpselt detailideni, millest see auto koosneb, kuidas see auto on tehtud, miks nad tegid ühe asja niimoodi ja teise asja teistmoodi, miks nad midagi ära jätsid. Ja võt, tuli lihtsalt meelde praegu. Jaa, neid on erineval tasemel on need inimesi. Ühed tahavadki võib-olla eksponeerimist, teised ei taha. Võtame see sama, kas või siin omal ajal ma olin ka selle ülemaailmse žürii liige, esindasin siis Eestit, kui oli valiti sajandi auto, sajandi disainer, sajandi tööstusjuht, sajandi insener. Siis oli niimoodi, et mina hääletasin näiteks sajandi disaineriks Giugiaro. Ta pärast saatis kõigile žürii liikmetele teadmata, kuidas nad hääletasid, saatis siis tänukirja. No see on viisakas ja väga kena. Näiteks Ameerika ajakirjanikud arvasid, et tegelikult peab Harley Earl olema General Motorsi peadisainer, sest tema mõjutas rohkem kui ükski teine isik ajaloos autokujustust üleüldse, tähendab, tema toimis nagu rohkematele autodele kui ükski teine isik ajaloos. Ja sest et tegelikult ju Itaalia need keredisainerid on küll hästi tuntud, aga kõik nende disainid ei lähe alati üldse töösse. Ja peale selle nad on väga väiksel arvul, eks Ameerika tegi miljoneid ja mõjutas ka Euroopa autodisaini, kas oma osakondade kaupa nagu Opel või üleüldse. Et tähendab, selles mõttes on Harley Earl võib-olla tõesti sajandi autodisainer. Ma ei tea, mul kohe on nii palju mõtteid, millest tahaks rääkida. Enne ma lehitsesin 100 autot ja siis vaatasin läbi neid, vaatasin kõiki 100 autot, mis siin on. Ja siis ma üritasin meelde tuletada, et ma arvan, et minuni sattus see raamat, siis ma olin mingisugune võib-olla 6-aastane, siis ma olen selle raamatu täiesti nagu kapsaks lehitsesin ja lugesin, mitu korda lugesin. Ja siis ma mõtlesin selle peale, et millised olid minu jaoks need autod, mis siin meelde jäid. Ja toona väiksena ja lapsena niimoodi ma ei osanud ega väga hinnata neid, eks ju. Aga siis kõige muljetavaldavamad, ja ma täpselt ei tea isegi miks, olid ikkagi sellised autod, Porsche 911 jäi mulle kohe meelde. Ja mis see oli mul praegu, see oli üks Mercedes või Daimler oli või. Et mul ei tule praegu meelde, aga see oli võidusõidu auto, sest et tal oli oma aja kohta täiesti pöörased andmed. Ja siis mulle jäi meelde veel Kord
kord 812, mille pilt on nüüd kõrvaltoas ka seina peal. Et see, aga see oli teistsugune kord. Et kuna see oli esimene auto, meil olid pööratavad tuled ja et see pööratavad tuled tundusid sellised kummalised asjad, mida minu silm ei olnud näinud. Ja see oli väga, väga siuke huvitav. Ja mis ma tahtsingi öelda on siis see, et siin on selline auto nagu, täna vaatasin Vauxhall Firenza, aga Vauxhall Firenza, kui ma nüüd vaatan pilti, siis minust on see ka Opel Kadett samal ajal. See on nüüd väga spetsiifiline küsimus, aga miks sa panid just Vauxhall Firenza, mitte Opel Kadetti, mis on nii-öelda Euroopa mandri osas tuntud mark, kuigi toona ei olnud see niikuinii tuntud mark. Nojah, võib-olla isegi sellepärast, et tutvustada järjekordset marki, mida siin ei teatud. Sest keegi ei kujuta isegi ette, millises suletud ühiskonnas me elasime. Siin ei teatud mitte midagi, absoluutselt ei teatud lääneautodest. Absoluutselt. Ja. Aga siis ongi küsimus, ma tean, et seda küsimust on varem minu käest küsitud, et miks sa just need 100 autot välja valisid või mis põhimõtete järgi? No, oleks võinud ka järgmised 100 ja veel järgmised 100 ja nii edasi, aga mingisugune läbilõige. Siin oli tegelikult, võtame niimoodi, need sotsialistlikke marke ma ei oleks pannud, aga kästi panna, eks ole. No jah, ma ei tea, palju neid on seal, aga ikka päris mitu. Ja päris mitu, jah. Et ega nad insener-tehniliselt nagu Pobeda ei ole mingisugune erakordne saavutus vist või ka disaini mõttes. No tegelikult ta oli võimas asi sel hetkel. Maailmas oli ainult 2 autot oli sõnaga, mis olid niisuguse kujuga siin Euroopas. Sest tänapäeval nagu tundub selline suur nagu paat hästi nõrga mootoriga. Kuule, aga läheks korraks veel tagasi, et see on huvitav, et sa ütlesid, et isa saatis sulle Ameerikast ajakirju, et aga ise sa olid siin, et kuidas see niimoodi juhtus? Ma arvan, et seda on huvitav oleks teada. No, see oli lihtsalt see, et me olime teel sadamasse ema ja vanaemaga ja ma võin eksida, aga see vist oli Moero peale ja me jäime hiljaks ja Moero lasti põhja. Aga isa oli juba Ameerikas, mitte Ameerikas, vaid siis oli ta Saksamaal, oli lennuväest, teenis Saksamaal. Ühest küljest head põhja ei läinud, teisest küljest võib-olla, nojah, aga nii on, mis seal enam. Ja. Aga veel tagasi minnes, lähme edasi. Et automemorabiilia või siis kõiksugused autodega seotud materjalid, mida, nagu sa ütlesid, et sul on 150 jooksvat meetrit kogunenud 60 aasta jooksul. Et see on ka selline valdkond, millest ma arvan, inimesed väga palju ei tea, et kui inimesed mõtlevad autodest, siis nad mõtlevadki autodest ja nad mõtlevad sellest, kuidas tahakski uut autot või tahaks mingit järgmist autot või midagi sellist, et sellest, aga selle ümber on ju veel hulk kõike seda kirjandust, seda materjali, sellega seotud lugusid. Aga automemorabiilia iseenesest on ka ju selline nii-öelda kaubeldav turg, kus siis inimesed ostavad, müüvad autoga seotud nii-öelda lugusid põhimõtteliselt. Ja see on tohutu areaal, mida ma isegi olen suhteliselt vähe uurinud, aga siiski mõnedel viimastel aastatel seoses just sellega, et mul on seda nii palju endal ja siis jälginud oksjone ja vaadanud, mida pakutakse saitidel ja vastavad kontorid, kes müüvad ja ütleme siin mitmes riigis on niisugused suured kontorid, ütleme see Hollandi kontor mis ta on siis Autolit ja see üle 30 000 eseme on korraga müügis seal. Ja tundub, et turg on aktiivne. Ei oska hinnata, sellepärast, et ma ei tea ju tema käivet näiteks, ma ei tea, eks ole, aga mida peab ütlema, et
et me ei kujuta siin üldse ette, tähendab, et mingite fotode eest võiks küsida kohutavaid summasid. Ferrari algsete mudelite postkaardi suured fotode eest on makstud 102 000 eurot tükist. 102 000. Issand jumal, ütleks. Viimasel oksjonil oli siin, vaata just seoses selle Ferrari filmiga, et Ferrari, tema naine ja poeg on ühe foto peal jäädvustatud, selle eest maksti, see oli 14 500. See on ka mingi 13-18 formaadis foto, eks. Võt see on huvitav, et sa mainisid seda Ferrari filmi, et nüüd on ju viimasel ajal, mulle tundub, et on avastatud mingi selline filmižanr, nagu kuidas meil oli seal, Ford versus Ferrari oli, siis nüüd on eraldi Ferrari film, siis oli Lamborghini versus Ferrari oli vist vahepeal oli üks film. Siis oli, kui selle filmiga on palju asju halvasti selles mõttes, et seal spetsialistid on öelnud, et kuidas seal on pandud valed autod omavahel kõrvuti ja kuidas stendi peal oli vale mootor ja kõik väga palju selliseks vigu tehti. Nüüd on veel Audi, mis oli Audi versus, ma ei mäleta, mingi järgmine film. Et ma mõtlengi, et mulle tundub, et on avastatud mingisugune selline uus formaat, et järelikult kui inimesed neid filme käivad vaatamas, et järelikult autod on siis nende jaoks ikkagi olulised ja võib-olla olulisemad kui lihtsalt transpordivahendid. No seda kindlasti, et autoga on alati käib kaasas lugu, eks ole, ja mida kõlavam lugu, näiteks kui ta on kuulnud mingis filmi tähele või, siis on ka tema hind on palju kõrgem, kui on sama mark ja mudel, mis on olnud nii-öelda avalikkusel tundmatu isiku käes. Ja siis seesama Ferrari film, mida mul õnnestus vaadata. See on omapärane film, seal on võidusõitu, on teatud mõttes on väga vähe, on räägitud sellest, kuidas see mark ellu jäi ja suureks sai tänu sellele, et nagu see vana ütlus on, et selleks, et esmaspäeval müüa, tuleb pühapäeval võita. Ja tema eraelu muidugi, mis oli ta on sisuliselt 2 naise pidaja ja 2 poega. Et kuidas te eraelu kulges ja miks ta oli selline, nagu ta oli ja need võidusõidustseenid seal hirmus suure kõrinaga, nagu paljud inimesed ei talu niisugust plärinud kinosaalis. Et need olid antud ka täiesti muidugi niimoodi autentselt. Eks see plärin oligi suur ja see võidusõit oli välja arvatud, et 2 võidusõitu on sellist Euroopas ja üks Ameerikas olnud, mis on niimoodi maanteedel kulgenud. Et siis andis muidugi tohutu hea ettekujutuse, mida see tähendas üldse see 1000 miili sõit, mille milja Itaalia nii-öelda publikule ja üleüldse nendele autofännidele üle maailma, seda jälgiti väga hoolikalt ja mina isiklikult oleks see filmi lõpetanud hoopis natukene viimasesse kaadrisse, siis veteransõitja hõberebane Piero Taruffi võitis selle ja ta ei teadnudki, et tegelikult oli teine Ferrari mees oli Marquis de Portago oma kaassõitjaga oli hukkunud ja siis, kui ta muidugi tohutu rõõm, eks ole, ja siis järgmisel päeval Enzo Ferrari helistas
Taruffile ütles, et no ta oli inseneer, kas te meenutate oma lubadust oma naisele? Tähendab, et kui ta võidab mis ta oli vist 11 korda vist on rohkemgi sõitnud. Kui te võidate selle, siis te jätate sõidu maha. Jättis maha. Võidusõit, just mõtlesin eile õhtul selle peale, et kuidas tehnika üldse areneb ja tehnika ju arenebki tegelikult mingisuguse võistluse kaudu. Nii, mis asi see on? Car and Driver. Estonia Type 12. Aga 66 aasta. See muutis ka mu elu selles mõttes, et läksin sellega autoremondi tehasesse, näitasin, et Ameerikas on ilmunud see ei olnud minu foto, et keegi lihtsalt oli teinud siin näitusel foto. No väliseestlane, ma ei tea, kes seal 66. käis väga vähe väliseestlasi üldse siin. Ja siis ma hiljem läksin autoremondi tehasesse, büroo juhatajana oli. Ma ütlen, et mis mul käes on, et mul on käes üks koopia Car and Driver, mis on Ameerika ajakiri, eks ole. Car and Driveri 66. aasta ajakirjast, kus on siis kirjutatud Estonian Effort ja räägitakse Estonia Type 12 vormelist. Oota, ja kuidas sellega oli, et siis, kuidas see muutis su elu, ütle uuesti korraks? No ma läksin sinna autoremondi tehasesse, siin on ilusti kirjutatud, kas härrased Järv, Seiler ja Griffel või kas härrasti Järve, Seiler ja Griffeli tegevusest. Selle Estonia 12 all, kas partei ikkagi teab sellest? Aha, no võt, kas teadis või? No kui nad edasi toimetasid, siis järelikult teadis. Aga veel selle võidusõidu juurde tagasi, et mida nüüd, et kui nüüd selle automaksuga seoses käsitletakse autosid pelgalt kui selliste mingisuguste asjadena, millega saab vedada kaupu ja inimesi ühest kohast teise, et siis mulle tunne, et kogu see ajalugu ja selle auto tähendus üleüldse, et mis asi see on, et see unustatakse tihti peale ära. Ja siis ma lihtsalt eile õhtul mõtlesin selle peale ka sõja nii-öelda raames, et kuidas tehnika ja kuidas ka inimesed arenevad, et nad arenevad tegelikult võistluse kaudu. Ja ongi selline, ütleme, üks tehnika arengu võimalus on sõda pidada üksteisega, mis on ebahumaanne, põhjustab paljudele inimestele kannatusi. Ja siis teine, ma arvan, ongi, et võib-olla autovõidusõit on üks nagu selles mõttes viimase, mis siis on juba 130 aasta jooksul üks selliseid viise olnud, kuidas tehnika on arenenud üksteisega võisteldes, aga sellisel viisil, et see tekitab ka teistele inimestele ümberringi rõõmu, mitte kaost. Ja välja arvutud juhtumil, nagu ütleme, Le Mani 55. aasta avarii, kus meil 75 inimest umbes surma sai. Ja, see on muidugi kohutav. Aga igatahes on jah, et kui keegi mõtleb, et aga miks meil on vaja autovõidusõitu või milleks sellega tegeletakse, siis võib-olla see on ka üks põhjus, et see aitab tehnikal areneda. Sellega seoses mul meenus ka veel Fordi raamatust, mille sa oled eestindanud. Henry Fordi raamat siis, lühike jutt, räägin kiiresti ära. Et nagu sa enne ütlesid, et Ferrari kohta, et kuidas see oli, et kui esmaspäeval tahad autot müüa, siis pühapäeval pead võitma. Ja Henry Fordi puhul oli sama asi, et talle üldiselt autovõidusõit üldse ei meeldinud, tema tahtis panna inimesed liikuma ja sellisel viisil, et kõik saaksid veel auto osta. Aga siis ta mingil hetkel sai aru, et
reklaamivõimalusena just need võidusõidud olidki kõige tähtsamad. Ja siis ta ehitas ka paar võidusõiduautot ja siis üks nendest võidusõiduautodest, ühesõnaga, ta võitis korduvalt, aga mitte alati ise roolis olles. Aga siis ühel võidusõidul kuskil Ameerikas juhtus mingisugune avarii või mingisugune auto läks katki ja siis ta pärast võttis korjas sealt maast üles, siis nagu ta kirjeldas, et see oli, ta täpselt isegi ei tea, kas see oli Prantsuse või Itaalia auto, aga ühe mingisuguse tüki hammasratast. Ja siis ta sai järsku aru, hoidis seda käes, et see materjal on selline, millist tema ei ole varem näinud. Ehk siis, et see on hästi kõva metall, aga samal ajal kerge. Ja siis ta sai aru, et Euroopas on olemas mingisugused sellised materjalid, millest tema tollel hetkel teadlik ei olnud. Ja need, siis ta kirjutab veel seal, et sellel hetkel toodeti Ameerikas autosid 3 tüüpi metallist ainult. Ja siis ta pühendas järgmised, ma ei tea kui palju aega, selleks, et saada seda metalli sulamit. Ühesõnaga, kuhu ma tahan välja jõuda, et auto võidusõit ja võistlemine, nagu tehnikavõistlused on, arendavad edasi nagu kogu seda nagu inimese loodud maailma meie ümber. No, enne sa mainisid just seda, et sulle avaldas mulje, et see võidusõidu auto mis oli siis enne sõjaaegse taseme jaoks ikkagi fantastiline ja tõepoolest siit tulebki välja see, et miks me 45. aastal nägime niisugust kohutavat arvu ulmelisi sõjariistu tähendab Saksamaal, et Saksa tehnika ja tehnoloogia olid ikka võrratult ees kõigist maailma teistest riikidest. Ma proovingi seda praegu, sa räägi edasi, ma proovin selle üles leida. Ja see, et ja ütleme, britid olid absoluutse kiirusrekordi kallal olid väga palju aastaid töötanud ja see oli nende päralt. Aga sakslastel natukene ei puudu, et sõita ka need rekordid välja, sest professor Porsche oli juba vastav auto ju projekteerinud ja see oli ehitatud. Aga põhimõtteliselt olid nad ikka tõesti fantastilised oma lahendustelt ja materjalidelt ja teostuselt, nii et sellega seoses mul meenus, ma jätkuvalt otsin seda, ma ei saa aru, miks ma seda üles ei leia, et sa oled öelnud, et 6000 autofirmat on olnud siis maailma ajaloos, aga mingitel andmetel ja kelle andmetel oli neid veel rohkem? Ei, või kuidas see? Tähendab, 6000 on neid fikseeritud maailma kõige olulisemas entsüklopeedias, mis on ilmunud 3-osalisena Suurbritannias. Aga on olemas üks ajaloolane, kes on korjanud kokku oma, palju lühemalt on need seal mainitud, need margid. Aga on korjanud kokku üle 16 000. Üle 16 000. Üle 16 000 ja see, mulle tundub, ma ei tea, kas mul on nüüd õigus, aga et see selline tohutu buum oli siis enne teist maailmasõda või kahe maailmasõja vahel, kus siis ja enne siis majanduskriisi, mis oli 29–32 vist, mis tähendab seda, et tollel hetkel käis selline tohutu, kuidas ma ütlen, nagu auto start-upindus maailmas. Huvitav oleks, kui keegi viitsiks seda kokku võtta, võib-olla ma olen selle autoriga isegi kirjavahetuses, Marian Schuban-Reblay, et küsida, kas ta on teinud asutamise aastate järgi statistikat. Ja mina küll ei oska öelda, et vaata isegi niimoodi, et
no ütleme, et autonduse mingisugune statistiliselt oluline aeg algas mitte 1886, vaid alles kuskil sajandist vahetusest edasi. Ja et kuidas jagunesid aastakümnete kaupa need tekkinud või startupid, ütleme. See oleks üksna isegi huvitav, ma ei ole kunagi mõelnud selle peale, et kuidas. Sellepärast, et neid on, aga praegu, kui ütleme niimoodi, on mingisugune, võib-olla paarsada marki on ehk läänemaailmas ja teist paarsada on Hiinas. Siis ikkagi 16 000-ga võrreldes ka 300-400 marki on ikka käkki-mäkki, eks. Ja on küll, jah. Ja praegu ma arvan, et need margid ka, need on omakorda grupeerunud, eks ju, selliste suurte nagu ettevõtete alla, mis siis omakorda jagavad nagu mootoreid, käigukaste ja muid selliseid komponente. Et firma märk on peal teine, aga tegelikult tehniliselt on samad. Et Jay Leno, ilmselt üks maailma kuulsamaid automehi ja suure autokollektsiooni omanik, temal on igasuguseid veidraid autosid, mis teda kuidagi talle huvi on pakkunud. Ja siis ta on ka neid, tal on Duesenberg ja terve, ma ei tea, kui mitu tükki ja mida kõike, aga siis ta vahepeal seal oma YouTube'i kanali on seal midagi näidanud inimestele ja siis paaril korral ta on öelnud, et on mingisugused mehhanismid, mis on disainitud kunagi 20-ndatel, 30-ndatel, mille toimimispõhimõttest on nagu väga raske aru saada. Ehk siis, et me oleme nüüd 100 aastat hiljem, aga toonased nagu mehaanilised süsteemid või mis kuidagi mingi kuumuse ja muude asjade taga kuidagi niimoodi koostoimena funktsioneerivad, et need on nagu kas üllatavalt, aga lihtsalt ülinutikalt konstrueeritud. Kahjuks muidugi paljud neist automarkidest, mis seda innovatsiooni toona läbi viisid, et neid enam ei ole olemas. Just, et eks sinna vist samamoodi nagu praegugi pandi raha sisse, investorite poolt oodati mingisugust tagasitootust, kui see mingisuguse aja jooksul edu ei tulnud, siis oli kõik. Jah, mul on mitmed raamatud selle kohta, kuidas näiteks võtame 2 ülemise nukkvõlliga ja paljude klappidega mootorid, eks ole, need on ju tegelikult vanad leiutised kõik, ega seal. See on nüüd enne esimest ilmasõda olid nad juba välja mõeldud. Nii et hiljem tulid muidugi, eks ole, tulid isegi siin mitte 4 klappi, vaid oli juba 6 klappi, eks ole. Et see gaasivahetus hirmus efektiivseks saada, aga millise hinnaga. Ja praegu ma lõpuks suure lehitsemisega leidsin ülesse ka, et see auto, mis mulle toona väga muljet avaldas, ma saan nüüd ka aru, miks, on Mercedes-Benz, kuidas ma ütlen, W2V 125, 1937 aasta auto. 37 aasta, see on varsti on 100 aastat möödas, natuke, ütleme 90 ja midagi, või 8, nii. Aga selle auto võimsus oli 545 kuni 568 hobujõudu. 5,6 liitrisest rida 8 mootorist ja kiirus oli umbes 310 kilomeetrit tunnis. Ja see on ka nagu, need on ka praegu on need väga muljetavaldavad numbrid, aga tegemist on muidugi võidusõidu autoga, aga 37. aastal tehti selliseid autosid, et see on paneb mõtlema, et mida siis järgmised 70 aastat on tehtud. Kuigi tegelikult on muidugi väga palju edasi mindud. Jah, praegu need 400 ja rohkem kilomeetri tunnised autod on tihti peale 1600 hobujõudu, 1800 hobujõudu, 2000 hobujõudu. Just, et mäletan omal ajal, kui Bugatti Veyron välja tuli ja siis oli 1000 hobujõudu. Et siis oli kõik, et see on mis asja, see on võimatu. Aga nüüd on see juba ka, see on ammu ületatud see piir.
meie lugejale tähendab, me enne rääkisime siin automobiil ja tähendab automobiil ja see on memorabiil ja tähendab, need on ka esemed, igasugu meened, mitte ainult ütleme fotod ja aga siis on ka karikad ja märgid ja diplomid ja igasugune kirjavahetus ja dokumendid ja need kõik on, mis väärtuslikud on. Ja muidugi kõige väärtuslikumad on ikkagi autod ise, see absoluutne ilmarekord, mis on auto eest makstud üldse kunagi. Nii, ja Mercedes 300 SLR 1955 ja hind müüdi Stuttgardis 135 miljoni euro eest. Kordan, 135 miljonit eurot. Mõni ütleb, eks ole, et mingi maali eest makstakse veel rohkem, et mis see siis väärt on, et tükk lõuendit, eks ole. Aga samas ongi, et miks need mõned autod siis nii väärtuslikud on? Rusikareegel on muidugi, et Ferrari ja veel kord Ferrari, see on niisugused 40 miljonilised ja niimoodi sinna kanti, eks ole, et siis tema kuulsusrikas minevik võidusõiduradadel eelkõige. Tema unikaalsus, ütleme, GTO mudel näiteks, et vähe on tehtud seal 30 ringis üle ja siis niimoodi, samas kui panna see sama GTO samal ajal ehitatud Pontiac GTO-ga rinda pistma kiirendusrajal, siis Pontiac teeb Ferrarile ära. Ja siis ma olen ise mõelnud, et mis mul kõige väärtuslikumad võivad olla minu kollektsioonis, et üks Ferrari raamat on, mida ma olen näinud 4500 müüdavat. Aga siis arvatavalt fotodest on kõige väärtuslikumad 3 Vene fotot. Nii, mis need on meil on siin praegu. Kes need on? Need on selle kas M1 MK katsesõidust osavõtjad 36. aastal Gorkist Moskvasse. Iga osavõtja sai komissari allkirja ja templiga sellise foto mälestuseks. Ja siin taga ongi, jah. Ma kujutan ette, et mõni Vene oligarh autohuviline maksaks mulle tohutut raha selle eest. 36 aasta, jah? Neid anti välja ainult sellel määral, mida palju osavõtjad oli mõnikümmend. Aga see ongi nagu, siin on need sellised nagu erinevad maailmad ka. Samal ajal on see, et Ameerikas, ma arvan, ei huvitaks väga mitte kedagi. Aga erinevate maailmadega seoses, et autosid on ju toodetud ka, toodetakse, mis need suuremad riigid on. Itaalia, ma ei ütle suuremad, ma ütlen praegu tuntumad, võib-olla Itaalia ei ole nii suur, aga Itaalia, Prantsuse, Saksa, USA, Briti, Jaapani, Lõuna-Korea, Vene ja Hiina äkki. Hiina muidugi suurim autotootja nii praegu maailmas. Aga siis jällegi minnes tagasi selle Henry Fordi mälestuse juurde, et siis toona oligi niimoodi, et toodeti autosid ühel pool Atlandit ja teisel pool Atlandit. Praegu on auto tootmine, mul on selline mulje, et vähemalt on nagu seotud selle tarneahela kaudu niimoodi, et autode tükke toodetakse igal pool ja siis pannakse neid mingisuguses kohas kokku ja meie BMW, mida me võib-olla arvame, et on toodetud Saksamaal, on toodetud hoopis Ameerika Ühendriikides või hoopis Hiinas. Et ega ma ei teagi, mis ma küsida tahtsin, aga lihtsalt tahtsingi. Globaliseerumine on üks sõna ja kogu lugu. Ega siin, see on igal elualal, nii et siin midagi siin oodata teistsugust oleks ka naljakas. Ja lihtsalt ma olen natuke nüüd vaadanud need konteinerlaevade ehitamist ja see on ikka konteinerlaev kui niisugune uskumatu asjandus selles mõttes, et
seal on 20 000 konteinerit on ühes laevas peal, 20 000 ja igasse võib toppida 2-3 autot. Ja mõeldes nagu nende mastaapide peale, siis ma mõtlen ka selle peale, et jällegi, et kui väike on Eesti ja mida me siin üldse toota suudame. et sellist laeva me ilmselt valmis ei tee ja ühtegi autot, üks auto nüüd hiljuti tehti vist, ma ei tule meelde, mis selle nimi on, üks võidusõidu auto. Aga üldiselt on see, et kohati mulle tundub, et istume siin oma niisuguses konnatiigis ja mõtleme, et oleme maailma nabad, ja teeme mingisuguseid digitaalseid asju hästi palju, aga maailm ikkagi koosneb ka hästi palju, kuidas ma ütlen, materiaalsetest asjadest. Jah, tähendab, kui keegi minu käest küsiks, siis mina soovitaksin ikkagi kõigepealt väga suuresti käima panna selle meile geoloogide töö ja uuriks põhjalikult läbi, mis meil veel on ikka ja kasutaks kõike, mis meil on, eks ole, aga me ei kasuta neid asju, tähendab välja võib-olla mets ja seda ka mitte alati otstarbekalt. Jah, nii see paraku on, jah. Kuule, aga läheme autode juurde korra tagasi, et kui nüüd mõelda kümnendite peale või mõtlen, et kui üldse nagu seda kogu auto ajalugu see lahti rullida, et kuidas seda võiks kategoriseerida. Igatpidi võib kategoriseerida, aga kas on olemas mingisugused sellised nii-öelda verstapostid, mis on siis teatud ajastute vahele võiks tõmmata? No seda saaks mituti vaadata, tähendab ühest küljest võib-olla see tehnoloogiate areng, materjalide areng, seal võtame, kui kiiresti kuivavad värvid tulid või midagi niisugust, eks ole, või siis mis võimaldas kiiremini ja odavamalt toota. Teisest küljest massilisus ikkagi, eks terve maailm pidi ka taas ju tahtmata eeskuju võtma Ameerika tootmisest ja tsüklist ja Ameerikast tulid ka tihtipeale masinad, kaasa arvatud Venemaal, eks ole, kõik tehased ja sisseseaded ja tööpingid, kõik oli Ameerikast. Nii et siis oli, eks ole, võib-olla siis robotiseerimise ajastu ka, see on ka juba praegu on nüüd robotid on ammu tuntud ja et tohutushallis, eks ole, ainult mõned jälgivad insenerid või tehnikud seal käivad ringi ja vaatavad, et asjad toimeksid, aga tegelikult tööjõu see kulu tööjõule palkadeks on väike, aga alguses on kohutavad investeeringud, ütleme, midagi nad ütlevad niimoodi, et ühe töökoha moodustamiseks, et see oleks ääretult tootlik, siis kulub 1 miljon, on ta siis eurot või naela või dollarit või, et see on ka üks asi, miks Eestis ei ole kõrgelt organiseeritud tehased, ei ole. Sellepärast, et kes investeeriks siin 100 töökoha peale 100 miljonit. Või siis, kui tehased on, siis pigem nad teevad mingisugust, selles samas tarneahelas teevad siis mingisugust lõiku, teevad mingit teatud tüüpi juppi, aga kogu selle tootmise või ütleme, kogu seda lõpp-produkti kokku panna, et see on ikkagi päris keeruline. Siin läbi aegade, ma olin enam-vähem, kuna mul oli selline kummaline positsioon, et mind igale poole, kus autodest midagi nii-öelda, kus toimus midagi autoalast või mõeldi või kutsuti mind ka nagu olgu siis see Grand Prix asi siin ajades või siis oli paaril korral ju tehaste jutud olid siin. Oli isegi meie mees käis ju Inglismaal TVA tehase, sportautotehase asutamiseks Eestis, harutehase. Aga pärast venelane ostis ära selle tehase. TVR muidugi oli väike tootja.
no väike tootja, aga fantastilised autod olid. Ja siis noh, nüüd see vahepeal ta oli venelase käes, aga siis osteti jälle tagasi jälle. Et see kuidagi niimoodi on, et jah, et isegi kui need automargid on kaua toiminud, mingisugused tehased, et siis ikkagi nad vahepeal kuidagi satuvad mingitesse raskustesse, läbivad pankrotid, siis tuleb keegi uus entusiastlik isik, kes arvab, et ta suudab seda auväärset marki edasi vedada ja siis kallatakse raha jälle peale ja siis vahepeal õnnestub ka, aga alati ei pruugi õnnestuda. Et selles mõttes on see huvitav. Noh, vaevalt, kas sellestki midagi välja oleks tulnud, aga lihtsalt vahemärkusena või et noh, Eestil oli mingisugune maine oli kas või selle võidusõiduautode tootmise najal, sest meie inimesed ei kujuta ette, tähendab, et mida see tegelikult tähendas, et mitte ainult planeedi kuuendikul, vaid kui sinna arvata kogu sotsialistlik plokk ja Hiina, siis ma ei tea, mis see kokku moodustab seal. See on siis planeedi neljandik või veel väiksem, suurem osa tähendab. Oli ainukene võidusõiduautode seeria tootja oli Eestis. See kujutage ette. No see on, kusjuures, ma olen Estoniat, muidugi ma tean, eks, aga mina ei teadnud, et see ainus on. Ainus. No, aga kuidas see Estonia üldse alguse sai, et ma tean, et sa oled seda väga põhjalikult uurinud. Ma olin seal tööl ju 2 aastat. Alguses kohe? Ei, mitte alguses ikka. Aga millal see alguse sai üldse? 57. Seal oli lihtsalt niimoodi, et seal oli tähendab see nii-öelda kehakultuuri kollektiiv. Ja siis noh, et normaalne on arendada kehalise kultuuri kõrval ka siis nii-öelda see võidusõidukultuuri. Ja siis need samad inimesed siis panid kokku selle esimese algelise vormeli, eks ole, Estonia 1 pärast tuli. Ja tehti valmis, eks ole, ja siis noh, esitleti seda siis Moskvas ja juhus oli ikkagi see, et lubati Eestis just seda edasi arendada. Mingid erilisi rahasid ja midagi ei tulnud, aga lubati ja mujal siis vastavalt siis ei arendatud midagi. Aga mille baasil või kust see inspiratsioon siis üldse tekkida võis? Ja mis tehnilisel baasil, et kas seda umbes mingist, ma ei tea, Moskvitši mootoritest või kuidas see toru raam, eks ju? Ei, no kõigepealt need olid ju selle mootorid, väikesed mootorid. Aga see tähendab, et kuna ta nii haruldane oli, eks ole, siis oli see, et mul oli ka omal ajal oli niisugune mõte, et ma olen ise pärast seda ma jäingi olin küll 2 aastat ainult seal tööl, aga jäin nendega sõpradeks ja siis ma igati ühest küljest ma neid tutvustasin terves ilmas umbes 23 riigis nii-öelda, et nende tegevust. Ja teiseks sain informatsiooni kaasa arvatud Lootuselt endalt ja Estonia 21 juures juba mõnedki jupid olid juba Lootuselt kopeeritud ja siis mõnikord sain isegi mõned jupid seal niisugused turvavööd ja niisugused asjad, et päris füüsilised jupid. Ükskord küll Championi kompanii asepresident, kellega ma Moskvas kohtusin ükskord, see saatis mulle 80 võidusõidu küünalt, aga need ei jõudnud ka. 20 jooksu tähendab. Ühesõnaga konfiskeeriti ära. Aga mis sa tegid seal, kui sa töötasid seal? Ma olin standardiseerimise büroo juhataja, tähendab see minu alla käisid kõik need standardid ja siis nende tehniliste tingimuste tegemine võidusõiduautodele ja siis mis meil olid veel, olid aagised, olid siis autode ja busside remont, ühesõnaga kõik need tehnilised tingimuste nende kooskõlastamine ja
käisin isegi Moskvas ja Minskis käisin neid kooskõlastamas ja need organisatsioonid nii-öelda pidid peale kirjutama, et see on õige. Et selline vedrustus sobib näiteks? No jah, umbes niimoodi. Ei, no mis saad seal lihtsalt oli, teinekord oli ka midagi, oli kaasas nagu seal vana Tallinn ja niisugune, noh, et libedamalt läheb see samal päevasemel lennuki peale. No, jah. Aga millist innovatsiooni sealt Estoniast tuli? Et kui sa mõtled, et alustati 57, eks ju, et kuidas see areng nagu oli, et alguses olid väikesed mootorid ja siis... No siis läks selle Wartburgi 3 potise peale. Ja siis tulid juba Moskvitsi mootorid, eks ole, siis tulid üksikutel prooviti Volga mootorid, no see oli üksikud eksemplarid suured, noh, need läksid eraldi vormeli all, eks ole. Ja siis oli, tähendab, oli siis, kui tuli Toljatist juba tulid mootorid, siis oli põhiline, oli ka Toljati mootorite peale. Ega seal... See on siis Žiguli. Žiguli, jah. Nii et ega, noh, mingisuguseid mootorite poole pealt ei saanud midagi nagu arendada, sest et polnud niisugust võhma. Aga nad olid ikkagi ju võimsamad kui tavamootorid? No, seal oli, ei, seda loomulikult, need ikka käidi üle kõik need sisselaske kanalid ja kõik need ja siis olid olenevalt vormelist, noh, seal erinevad vormelid, eks ole, meil ka nii-öelda ja siis võis olla ka 2 karbussiga 4 lõõri, 2 Weber-karburaatorit peale. Ja neid Webereid pidi kuskilt välismaalt saama? Noh, see oli ka oma, et muidugi täpselt nii nagu selle rehvidega oli ja siuke suss käis ikka niimoodi. Pidi saama kuskil Weberi karburaatori tootjaga ja nagu Championi küünalde tootjaga kuskil Moskvas kokku Leningradis. No midagi niisugust umbes ja, et ma ei teagi, kuidas nad neid arendasid, aga kas oli ka võib-olla natukene lõbusam oli seal Sotsmaades ja kuna nemad käisid ka Sotsmaades võidu sõitmas, siis võib-olla seal siis vahetati jälle mingisuguse neid huvitava asja vastu siis. Aga see on huvitav, et ühest küljest seda oli nagu selline, lubame teha, aga samal ajal nagu väga nagu arendada ei luba või kuidagi, või tehke siis arendage, aga lihtsalt ainult nagu sellest Vene rauast ja kas seal oli kuskil kuidagi öeldud ka, et kuhu peab välja jõudma või mis need eesmärgid on? Ei olnud, tegelikult oli niimoodi, et 50. aastatel Vene autotehaste juurde moodustati spordisektsioonid ja seal oli nagu kehtestatud nagu mingisugused nagu kiiruslaborid nimetati, et seal peaks nagu arendama ka muidugi seeria agregaatide baasil asju, mis annaksid võib-olla pärast tootmisse juurutada midagi, parandada mootorite võimsust või mida iganes. Aga need eriti ei töötanud ja siis oligi niimoodi, et see arendamine, Toljattis muidugi omal ajal, siis seal Toljat oli ka suhteliselt juba niimoodi firma, kes oli Fiatiga ja oli Läänega juba seotud. Ja siis inimestele teadmiseks ka see, et kui keegi tahab näha, milline on siis see Fiat, millest Žiguli AS 2101 on aretatud välja, siis sellist masinat saab näha Halinga automuuseumis. Siin on taotlus Kultuurkapitalile, ma tahtsin kirjutada Estonia ajaloo. Ja püüdsin neile ka selgeks teha, et see on nii tohutu unikaalne toode, et see on Eesti ajaloo kõige unikaalsem toode kõigil aegadel ja kunagi niisugust enam ei tule. Aga siis loomulikult saime vastuse siukse, et tegelege oma viialaga edasi. Ma hakkasin praegu mõtlema selle peale, et kui need kõiksugused välismaa filmid, nagu me rääkisime siin Ferrari ja Lamborghini ja Audi ja mis nad kõik on, eks ju, et võib-olla Eestil oleks ka aeg teha oma film Estonia, et mis on ka nii-öelda autofilm, aga samal ajal on jällegi, kuidas neid rekvisiite kokku saada ja kõike seda ehitada. Ei, rekvisiitidega pole probleemi, kas või see
turbos on ju seal silmini need igasugused. Kõik on olemas ju. Joo, sellega ei ole, aga ei, no see oleks paraku vahva idee. No, minul on olnud üks teine idee, mis on juba, ma olen ka pakkunud ka filmimeestel, aga no ma ei tea, mis see tähendab, see on arvatavalt Vene Gulagi arhipelaagi nii-öelda ajaloo võimsem põgenemine. 2 Eesti pilooti põgenesid sealt Siberist vangilaagrist ära ja jõudsid välja läbi vist Pakistani ja Indial, jõudsid Suurbritanniasse ja võitlesid rahvi pilootidena rahvis. Rahv on siis Royal Air Force. Ja. No fantastiline, ühesõnaga, kuidas võimalik oli üldse, kui igast külast põgenikud oleks üles antud ja läbisid 1000 kilomeetrit. Ma ei ole seda lugu kuulnud, aga kõlab kindlasti. See oli Inglise lennundusajakirjas oli see lugu nagu sees, et sealt ma nägin seda siis, et võt see oleks story, mis näitab, tähendab Eesti, seda iseseisvat Eestit ja siis pärast seda ja need rahvi igast lennukaadrid saaks ju seal tasuta või väga väikse tasu eest, need on ju filmitud igasugused. Nii et saaks võimsa filmi teha. Kuule, ma lähen autod juurde tagasi nüüd, et milline sinu lemmikmark on? Kas saab üldse nii küsida? No lihtsalt, kuna ma ikkagi sadu olen jälginud ja võib-olla 100 konnaga olen mitukümmend aastat pidevalt olnud kontaktis, siis on väga raske nüüd tõsta esile, aga no lihtsalt mul oli lapsepõlvest jäi see, et jäi siis Prantsuse mark, Vatsel Vega, mis oli Prantsusmaal ainukene luksusmark pärast seda, enne seda oli mitmed ju, aga need kõik hääbusid ja siis Ameerika mootori peal tehtud. Chrysleri mootorid olid vist. Ja noh, ühesõnaga, et kui üldse ma mingit vana autot tahaks, siis ma tahaks. Üks on praegu saadaval Ameerikas. Nii, mis see maksab? 230 000. No siis oma jagu. Aga Vatsel Vega elas ka vist üsna lühikese elu. Kaua ta pidas vastu? No ta 10 aastat umbes niimoodi üles ja alla, eks ole, ja seal oli, no ta tegi ka 4-ukselise tegi, aga sellel oli see häda oli, et see kere vajus läbi nagu ja siis kui jätsid ta seisma kusagil ebatasasele kohale, siis tihti peale uksed ei tahtnud käia. No just, et ta oli selline disaini mõttes, ta oli üsna selline elegantne mingis mõttes, et tal on sellised peenikesed piilarid ja palju klaasipinda oli minu arvates. Ja siis ongi, et sellest kere tugevusest ei kuidagi puudu. Samal ajal raske mootor ja Need väärtuslike fotode hulka, mis mul kollektsioonis on, ma arvan ka olevat. Mul on paar seda Fatselit Excellence, 4-ukselist, kus omaniku Ava Gardneriga 2 fotot. Ma lihtsalt mõtlesingi sellega nüüd läbi vajumine, eks ju, et kuidas autot üldse, et auto on üks selles mõttes keeruline mehhanism, eks ju, et ta on nagu disaini ja siis selle inseneeria või nende tehniliste, kuidas ma ütlen, mootorid ja muud asjad, et selle nii-öelda kompromiss ta kuidagi tervikuna hästi töötama. Et ühest küljest on see, et sa võid joonistada väga ilus auto, väga toredate proportsioonidega, aga kokkuvõttes, et kui sul ei ole panna sinna mingisugust adekvaatset mootorit või need asjad ei mahu sinna sisse ära lihtsalt, et siis nagu toota sellist asja ei saa. Või isegi kui kellegi suure rahakoti najal saad asju toota, siis ja kellelegi isegi maha müüa, siis võib-olla ei pea vastu. Selles mõttes on see selline päris keeruline asi.
ei no ütleme auto või veel rohkem lennuk ja need on ikkagi niivõrd keeruline kompleks ülesandeid tuleb lahendada, et see on noh, ikkagi ma isegi kujuta ette, et kui ma oleks näiteks, noh, ma unistasin, ma tahtsin tegelikult autot õppida, aga tol aastal ei võetud ilma eelneva selle tööstaažita või 2 aastat pidi tööstaaži olema. Aga ma tahtsin, noh, et mitte armeesse minna, siis pääseda kohe sisse, eks ole, ja siis läksin soojust õppima, aga tahtsin nagu autot ja mõtlesin juba, et teen see kursuse tööd 6-silindrilise mootori need projektid 24 klapiga ja niisugused, et noh, ma olin selleks ajaks juba ühte ja teist teadsin juba. Tollel hetkel 6-silindrised 24-klapilisi mootorid, kes üldse tootis? Momendil, ei noh, võidusõidumootorid eeskalt muidugi. Aga 6-silindrised vist, Nõukogude Liidus pandi autodele 4-silindrised, sõiduautodele 4-silindrised enamasti. Ja siis olid mingisugused suured nii-öelda luksusautod, seal olid mingid V8 peal, eks ju, mis oli, ma ei tea, kas need jagasid siis mingi kass 53-ga mootorit või midagi sellist. Aga rida 6, kas selliseid ka oli või? Või 6-silindrised mootorid, kas üldse oli Vene autodele? Need 6-sed olid ju... Kass 51 oli midagi. Ja Simmil oli peal sõiduautod. Aga kas see oli mingisugune Ameerika mootor muidu või? See oli Dodge, Ameerika Dodge ja tegelikult nagu 30ndate Dodge, ma arvan. Ja. See oli ostetud juba selle sõja ajal olid need isegi nellikveolised, nagu kindralitele tehti mingi peotäis ja need vist oli 1173, vist oli see mark oli, tähendab, kas ja siis ühesõnaga need tegelikult olid nad kõik kopeeritud. See on isegi venelastel endal on videod, et Sovetskoja ja natsid Ukraina ja tähendab, et ei ole, noh, mitte midagi originaalselt ei ole kunagi välja mõeldud. Üks auto, mis mul tuleb meelde siiski, mis, ma ei tea, kas sellel on mingit analoogi, Niva. Niva on üsna unikaalne auto. Üks venelane pikas videos tõestab, et kus see Niva kõik on, aga need, või tähendab, et kus ta on kopeeritud, aga see mulle nagu eriti ei andnud. Ei andnud nagu... Mootor on ikkagi Lada, eks ju, mis on Fiat. No seda jah, aga lihtsalt, et ta muidugi ta välimuselt näeb üsna unikaalne välja, sellepärast, et see venelase tõestus mulle küll peale ei läinud igal juhul, et ta nagu meelega kuidagi püüdis, et noh, et ikkagi varastatud ja näitas seal ka, aga need ei läinud nagu kokku. Ja mis iganes need teised asjad siis on, et me ilmselt peaksime siis nende kohta teadma, aga Niva jõudis masstootmisse ja mis tema unikaalsus on kuulajale, mõni võib-olla ei teagi, milline Niva on, et ta on selline kandekerega nelikveoline kerge auto, eks ju. Ja suhteliselt ebapraktiline, sellepärast, et uksi polnud piisavalt, ainult kolme uksega nii-öelda, tagaluugiga. Ja oleks pidanud tõenäoliselt olema pikem telgede vahe ja ikkagi 5 ust. No hiljem tulid, aga siis nad alles tabasid ära, et nad on vaja siukest, see on liiga. Kipakas muidugi, kes ta lühikse telgede vahetõttu viletsal teel hüplas nii hirmsasti. Mäletan isegi seda, mul onu Meinardil oli uus Niva 1600 ja siis, kui ta selle sai täiesti uuena, siis see oli väga muljetavaldav. Ei, muidugi oli ta. Ja muide tähendab, uskumatu tähendab, et mul Jaapani nelikveoliste ajakirja peatoimetaja Jussi Ishikawa oli, ma kirjutasin talle Vene nelikveolistest mitmeid artikleid ja ta oli Jaapani Niva klubi president. Ja Nivasid oli sinna toodi muidugi ainult niimoodi individuaalkorras, ma ei tea, Inglismaalt, kus kurat.
või siis veeti üle mere sealt kuskilt? See noh, aga vasakrooliga. Ja mul on isegi mõni foto, kus on tehtud see nende kokkutulekult, seal on kuskil tosin autot on peal. Nii et. Aga neid Niiva klubisid minu arvates on läänes mujal ka, et minu arvates neid isegi praegu müüakse vist Niivasid, no ma ei tea, kas praegu müüakse, sõda on, eks ju, aga Suurbritannias ja siis minu arvates Saksamaal on mingid teatud kohtades olnud sellised huvitavad, mägedes kuskil sellised huvitavad autod ja mingisugused, neil on mingi oma selline jälgijaskond. No jaapanlastele pidi see ikkagi muljet avaldama, sellepärast, et Jaapanis on nii-öelda kompaktsed nelikveolised siit maalt, eks ole, igasuguseid. Aga samas, kas sellel ajal ka oli või? Sest oli see, mis see Niiva on 76 või? Joo. Aga noh, nad olid niisugused kandilisemad ja Suzukide peale iseäranis ja neid oli küll igasugused. Aga lihtsalt, ei noh, Niiva nägi väga hea välja tegelikult. Jah, mulle sellised nagu kastikujulised autod miskipärast meeldivad. Et ma jälle eile mõtlesin, et sellised väga voolujoonelised või sellist aerodünaamikat taga ajavad autod nagu kuidagi muutuvad sarnasteks üksteisega. Sellised, see aerodünaamika tagaajamine, miski, see nii-öelda determineerib selle kuju, eks ju. Aga kandilistel autodel on mingi selline oma huvitav, esiteks on nad praktilisemad, sest et kasti sisse mahub asju rohkem kui sellise pika välja venitatud pastaka sisse. Ja teisest küljest kuidagi neil on mingisugune selline tore iseloom. Aga noh, see eks see muidugi oleneb konkreetsest autost, et see koosneb ju paljudest asjadest. A few moments later. Nii, oleme pausilt tagasi. Ja tahtsin rääkida sellest, et autotööstuse ajalugu on pikk ja ilmselt on olnud siis mingisugustel hetkedel sellised innovaatilised lahendused, mis on edaspidi muutnud autode ehitust või siis mingisuguseid autode omadusi. Et mis sulle meelde tuleksid ja kui ajaloos hakata tagasi minema? Alustada siis kuskilt, ma ei tea, alguse poolest. Noh, ma olen ikkagi juba teismelise eas juba hakkasin huvituma mootoritest ja nende konstruktsiooni lahendustest ja siis kuna tolle oli kombeks ikkagi üsna põhjalikult artiklites ja raamatutes käsitleda neid ja läbilõiked ja graafikud ja sellised asjad olid nagu igapäevased, siis tekkis ettekujutus ka ja sai vist juba varem ka sinna öeldud, et just see mootorite eri näitajate üles kruttimine niisuguste paljuklapitehnikate ja uute silindri või materjalide seal igasuguste kroomisulaamite ja asjadega ja kergete kolbide ja see oli mitmete klappide ja loomulikult ülelaadimine on mul alati suur lemmik olnud, et need samad Saksa võidused autod ju näitasid seda, et ülelaadimisega on võimalik väga süngeid eri näitajaid saavutada, seal liitrivõimsused ja sellised, et see on üks kindlasti asi, mida ma mingil määral isegi praegu, kus ma enam aktiivselt ei tegele, aga natuke nagu ikka jälgin ja praegu kuna ei olegi see nii põhjalikke andmeid enam saada, siis väga sellel tasemel ei saa jälgida nagu omal ajal, aga ülelaadimine, millal esimene ülelaadimisega auto tehti? Ülelaadimisega auto oli juba enne esimest ilmasõda, olid olemas mitmed näidised, aga see 20-ndatel ikkagi võib öelda, et siis läks nagu päriselt moodi see asi, et
võtame esimesena meenuvad muidugi need igasugused Mercedesed ja aga kas need omakorda 20-ndatel, see oli pärast esimest maailmasõda, kas need kas seal võis ka näha mingisugust lennuki ehituse sellist mõju? Ja eks ta oli tegelikult ikka paralleelselt Saksamaal, see oli igas mõttes, oli tähendab need tuulekanalite asi oli maailma kõige eesrindlikumal tasemel ja ka ülelaadimine. Et mul lihtsalt kuskilt tuli meelde, et see oligi see oli ikkagi teise maailmas. Ühesõnaga, et lennuki mootorite eripära või nad ei tohi puterdada nii-öelda, kui nad siis lendavad, aga samal ajal on see, et kõrguste vahe ja see, et kuidas pidi sa lennukiga lendad, et sa võid lendata temaga pea alaspidi ja lennata niimoodi normaalselt, eks ju, aga see mootor peab nagu kõikidel nendel tingimustel töötama laitmatult. Ja siis kui ma nüüd õigesti mäletan, siis see oli ka üks häda mingi teatud lennukite mootoritel, et nad ei suutnud neid ilma puterdamata nii-öelda, et ta kõikidel tingimustel hästi töötanud. Ja siis kuidagi, ma ei tea, kas see ülelaadimine on sellega seotud, aga et see oli mingi selline... No eks ülelaadimine karburaatorid on nii omavahel seotud, on ta siis enne karburaatorit on kompressor või pärast karburaatorit on erinevad lahendused. Aga eks üks asi, mis kiirendas ka siis pritsimissüsteemide arengut, algus mehaanilised olid ja pärast elektroonilised, et ei olnud vaja enam seda traditsioonilist karburaatorit, vaid siis oli juba nagu ütleme nii nagu diislis ikka, et üks kompaktne selline aparaat, mis tagab siis pritse. Et nii-öelda kõrgsurvepump põhimõtteliselt. Jah, põhimõtteliselt niimoodi, et see oli üks selline asi, siis see klapi asjandus mulle esimesesti meeldis. Isegi oli vist selline lahendus minu meelest, et Hondal oli olemas, see oli ilmselt mootor, oli 8 klappi. Tähendab, et selindrid olid ovaalsed, kolvid olid ovaalsed ja sinna peale mahtus 8 imepisikest klappi. 8 klappi, kas see on siis, aga see oli siis 2 nukkvõlliga? Jah. Ma mõtlen, et rohkem neid panna sinna läheb ikka väga peeneks mehhanismiks. Aga see oli korra mingi vallatus niisugune oli, aga lihtsalt, et võib-olla jälle näidata, et me võime, aga teie veel ei suuda ja siis mulle ilmsesti meeldis, mis on vahepeal alla käinud nagu see asi, aga nüüd rääkides viimasel ajal uuesti, et ikkagi see vankelmootori printsiip ja ma sain kohe sealt juba siis NSU käest sain igasuguseid materjale ja siis kohe ka võtsin jaapanlastega ühendust, sain sealt ka igasugused materjale palju. See oli Toyo Kogua, oli siis nüüdne Mazda firma, eks ole, Hiroshima firma ja põhimõtteliselt siis sealt said ka väga häid materjali seal igasuguste graafikute ja tõesti niisugused brošüüre ja raamatukesi ja pakse materjale, kus andis nagu uurida, sellepärast, et seal olid ka tohutud probleemid olid, eriti seal tihendamisega ja kulumisega ja kõik niisugused asjad. Ja see oli ka niisugune läbimurre, mida ma aastad jälgisin ja pärast nad said ju koguni võitsid ju korra võitsid selle 24 tunni Le Mans, mis on ikkagi autospordi kuningala ja kõige olulisem võidusõit maailmas. Aga see oli vankelmootoriga siis? Vankelmootoriga. Mitu seda põlemiskambrit seal oli? See oli nendel konkreetselt oli see vist 4-kambrine oli minu meelest sel juhul. Ja nad tegid 1, 2, 3 ja 4 ja 7, 87 mudel. Seoses sellega mul on seljas Porsche 917 särk ja nemad olid ju Le Mansil, ma ei tea, mitu aastat nad järjest võitsid, aga
aga see oli vist üks selline imeauto. No Porsche oli ja huvitavaks, Porsche oli üks kõige sellised heldemaid firmasid, kes mulle saatis materjali. Ma arvan, et mul oli, kui ma kirjutasin väikse brošüüri Porschest, siis mul oli valida, kas võtta Ferrari või võtta Porsche, aga kuna Ferrari materjali võib-olla oli mul 30 sentimeetrit või siis Porsche materjal oli mul võib-olla 2 meetrit ja 30 sentimeetrit, nii et mul oli tohutu võimalus 1000 pildi seast valida ja võtsin siis selle brošüüri teha Porsche margi peale. Ja toona, siin üks lugu on ju veel, et toona ei olnud ju väga saada enne interneti pilte. Neid pilte saadeti füüsiliselt või slaididena. Et tänapäeval on see, et kui autofirma saadab mingisuguse pressiteate, siis saadab ta ka ametlikele piltidele lingi ja siis sealt saab neid alla laadida. Aga see on ka vist üks põhjus, eks ju, kui kunagi kuulsin, et miks 100 autos või ütleme 100 autosse ei saanud panna, ei olnud nagu fotosid ja siis pidi fotode pealt siis joonistas kunstnik kõik need pildid maha. No vot, seal oli muidugi see asi, et ühelgi alal polnud pilte ja siis terve see raamatusari 100, seal oli ehitised ja mis seal iganes veel olid kõik need lennukid ja et ühelgi ei olnud. Kui kellelgi, siis võib-olla mul veel natuke, ütleme, mingil määral juba oli sel aastal, aga ega ma vist ei oleks neid mudeleid kokku saanud, sellepärast, et ja teine värk on selles, et seal peab olema ju niimoodi, et nad peavad olema kõik täpselt ühes vaatenurga. Just, et saada nii-öelda, kuidas ma ütlen, raamatu küljendusliku ja kujunduslikus mõttes adekvaatset materjali, siis peaks tegelikult kõik need 101 autot olema kuskil kohal ja siis peaks nad ühtemoodi üles pildistama. Seda tehti muide selle 100 auto valimiste puhul oli siuke raamat oli alguses, kõigepealt tuli välja need kanded lõpliku 100 kandidaadi ja siis need pildistatigi niimoodi, et olid kõik ja taustad korjati üldse, ma ei tea, mis meetodiga see taustad ära korjati, nii et olid nagu valge fooni peal. Aga kõik olid täpselt ühe nurga alt pildistatud, oli eraldi stuudio sisse seatud. Aparaat asus, mul on see stuudiopildid ise kusagil, et aparaat, hästi suur lai kaamera, ma ei tea, seal võttis hästi, 13-18 fotod või slaidid. Ja siis kõik autod veeretati täpselt alati ühe koha peale ja siis ta pildistas kõik need 100 autot üles. Kujutan ette, et see on kohutav kulu ka, et sa pead üle maakera niisugused autosid kokku või vähemalt mitmest riigist siis selleks, et teha üks nii-öelda fotoshoot. Ja siis see oli raamatuna ka, mul oli ka üks eksemplar sellest raamatust ja pärast nad pandi ka siis nende diskettide peale, nii et mul see komplekt tuli ka. Aga mõtlen veel korraks tagasi nende, nagu enne oli juttu nende auto innovatsioonidest, et ma lihtsalt siin vahepeal sa näitasid mulle ühte ajakirja, siis ma vaatasin, seal oli huvitav, oli see, et kuidas 10 aastaga on auto arenenud. Ja siis üks oli siis mingi selline, kuidas ma ütlen, ta on nagu, ma arvan, et see 40-ndate auto, mis oli, ütleme niimoodi, et kui kuulaja kuulab, siis peaks ette kujutama Pobedat või Pobeda keret, mis on selline kõrge, munajas kõrge ja suhteliselt kitsas. Ja siis seal oli selline huvitav, kuidas auto on 10 aastaga arenenud. Ja siis seal oli, kui nüüd jällegi inimesed ette kujutavad, siis sellist 60-ndate Ameerika või ütleme 50-ndate lõpu, pigem 50-ndate lõpu vist, ma arvan 58-9 aasta Cadillac oli, mis oli selline sellest munajast autost siis oli umbes, ma arvan, 20 senti madalam, samal ajal tohutult lai ja pikk. Et see on nagu selline üks näide sellest, kuidas on selline stiilimuutus. Aga ilmselt nagu, mis suuremad muutused võib-olla on olnud, et
kas masstootmise, kui hakati esiveoga autosid masstootma, kui kord oli vist esiveoga ja midagi oli veel. Oli juba siis teise maailmasõja eel, aga need ei olnud nii-öelda masstootmise autod. Mis ma tahan öelda? Tagavedu, siis mingil hetkel tuli esivedu. Siis on auto läks raami pealt kandev kere peale. Mis veel? Mingil hetkel, ega sõiduautodel ju diiselmootorid alguses ei olnud, et mingil hetkel tulid diiselmootorid, siis tuli nelikvedu, ma näen, selle ajastud ma ajan nagu sassi oma vahel, aga kui ma mõtlen siis, et tänapäeval meil võib olla autosid diiselmootoriga, bensiinimootoriga, hübriidmootoriga, elektrimootoriga ja need on esiveoga, tagaveoga, nelikveoga, et kõike võib minna poest põhimõtteliselt ostma. Aga mingisugusel hetkel olid autod ikkagi ainult tagaveolised ja siis kas need mingisugused väikesed, kas mingi 70ndate lõpus, 80ndate alguses äkki Euroopas hakati tootma pigem esiveolisi, kuigi Oldsmobile Tornado oli 66 Ameerikas ka, eks. No see oli selle kordi nii-öelda uuesti sünd mõeldes ja kohe tuli siis selle järele tuli Cadillac Eldorado tuli järgmisel aastal 67 ja aga kui nagu mõelda niisugustele suhteliselt omapärastele lahendustele, ma enne jutu sees meil oli siis, et klapplaternad, eks ole, Ameerikal oli kümnetel mudelitel hiljem klapitavad laternad. Selle seoses on isegi üks vahva anekdoot siin, mul tuttaval mehel oli siin üks, see oli Chrysleri masin 80. aastal sõitis Venemaale ja miilits peab kinni, et kus teie esilaternad on. Ja see ütleb, et ühesõnaga see nalja muidugi ja see vana motomees ja automehaanik ja kõik, mis ta oli. Ja see ütleb, minge vaadake. Ei näe, olidki laternad, vahepeal klapid tekkinud, eks ole, et aga palju põnevam asi veel muidugi klapplaternadega võrreldes on need nimetatud liigutatavad kõvakatused, mis oli nagu Prantsuse leiutis, eks ole, ajamiga katus oli, Citroenil oli juba, või sellel Peugeot oli enne sõda, eks ole, aga siis jänkid hakkasid sellega tegelema tõsisemalt ja siis, ühesõnaga siis olid eriti igavene suur Ford, eks ole, ja siis tal see, kuna katus oli nii pikk, siis ta ei mahtunud ära pagasiruumi. Thunderbird. Ta oli isegi, oli selle, sedaan oli ka tegelikult. Ja sedaanil siis pöördus see 2 korra, läks lühemaks see katus ja siis kadus taha, sõitis ära ja siis see klapp vajus kinni praegu. Nii et ja see on vahva, see on ju kordades ka jaapanlastel ja nüüd igal pool, eks ole, need sellised, et oleks ikkagi see riidest katus on ikka suhteliselt kahtlane, eks ole, aga see on ikka tõsine. Jah, ongi talvel kuidagi nagu kõva katus on kuidagi nagu hoiab sind soojana ja siis on selline tunne, et sa oled kuidagi kaitstud ka rohkem. Aga tunduvalt kallim kui see lahendus ja et see on suhteliselt huvitav lahendus. Siis tuleb veel meelde, on õhkjahutusega mootorid ja vedelikjahutusega mootorid. Tuli meelde muidugi Porsched ja Corvair ja Volkswagen Beetle ja Tatra, mis on kõik väga legendaarsed autod. Aga miks praegu õhkjahutusega autosid ei tehta? Õhkjahutusega mootoriga autosid. Miks sellest välja on mindud? Et tegelikult on ju lihtsam ja ma ei tea, sapakas oli ka, et talvel ei külmunud ära. Külmunud ära ja põhimõtteliselt võiks vist olla, eks ole küll, ega see
ma ei saa öelda, et autotööstus ei suudaks neid teha, aga ilmselt on jällegi, nagu alati ütlevad, et otsige ka selle, ühesõnaga finantsosakonnast inimesi, kes on otsuste taga näiteks, et tõenäoliselt ta ei õigusta siis, kuna kõik on ja kuna kõik see globaliseerunud, eks ole, kõik see juppide valmistamine ja kõik, et ilmselt ei õigustada pidamast siis ühesõnaga paralleelselt taolisi konstruktsioone, et Porsche läks ka, eks ole, vesiautuse peale. Porsche läks, ma just mõtlesin, et millal see toimus, see oli vist 90ndate alguses alles. Jah. Sest jah, just, et aga kuni selles mõttes nad ikkagi pidasid väga kaua vastu. Jah. Et ja ma mõtlen, mis asju mul endal veel meelde tuleb. Aga tänapäeval on teada ka vanu selliseid põhimõtteid on jälle taas meelde tuletatud, et üks mulle väga meeldiv auto on BMW i3, mis on jälle ehitatud raami peale, nagu vanasti ehitati ja siis kere on nii-öelda raami peal, tagaveoga auto, süsinikkiust tehtud, väga tore auto. Soovitan kõigile. Nüüd on ka hinnad väga odavaks läinud. Sest uuema tüübi elektriautod tulevad välja ja siis inimesed nende autodega, millel on väiksed akud ja millega väga kaugel sõita ei saa neid, inimesed ei taha neid enam osta. Ja siis juba saab alla 10 000 autoentusiastid, kes linnas tahavad ringi liikuda, siis soovitan soojalt. Aga me oleme nüüd seda autoteemat ma arvan, et isegi, et minu iga, aga natuke süsteemitult võib-olla käsitlenud, aga meie probleem on mõlemal vist see, et me oleme sellega päris palju tegelenud ja siis ongi, et katsud nagu seda siit poolt ja katsud nagu seda sealt poolt ja siis kuidagi üritad midagi kokku võtta ja siis jällegi ma mõtlen vahepeal, et mingisugused asjad, kuhu ei taha minna, mis on väga spetsiifilised võib-olla, aga üks asi, mis puudutab küll väga paljusid inimesi, on automaks ja selle automaksu vastu anti vist, mis ta oli, 77 000 allkirja ja nüüd seda siis hakatakse kehtestama, et mis sinu vaade sellele asja on? No minu vaade on, ma ütleksin niimoodi, et ma olin ka Uniku klubi asutajate seas, nende asutajaliikmete hulgas ja selle nii-öelda pressi esindaja rahvusvahelises mastaabis. Ja minu vaatevinkel oli see, et Eestis leidus 2 institutsiooni, ütleme niimoodi. See oli ajakirjatehnika ja tootmine, mis ei lasknud meil unustada, kust me oleme pärit. Mm-hmm. See tähendab, me oleme pärit läänest ja püüdsin hoida siis sidet läänega ja 100 000 isikule. Ja teine oli siis klubi Unik, mis näitas puust ja punaseks, et lääne autod, põhiliselt olid ju need lääne autod, mis olid taastatud seal, teisi võid niigi tänaval näha. Et me olemegi, meil oli enne sõda oli umbes, kas oli 96-97 marki olime saada siin Eesti teedel registreeritud. Tähendab, siin hiljem oli, eks mõni üksik mark oli siin. Mul on siin ka 30ndate ajakirju Eestist. Ja. Seal on neist päris paljud sees. Ja et see oli teine selline institutsioon, mille kaudsem ülesõnne, mille peale ilmselt need osavõtjad ei mõelnud, et nad kannavad seda eelmise vabariigi ideed edasi kaudsel viisil natukene niimoodi, maskeeritult küll, aga selle vastu ei saanud ka.
noh, ma tean, et seal olid ka hunniku ja siis automi vahel olid seal hõõrumised ja noh, et kas on ikka õige see proportsioon seal võib-olla nendel autodel nii palju Moskvitsa võiks olla, eks ole, või nii nagu meil praegu need igasugused soovolinikud räägivad, et on vaja täpselt ajada 50 pooleks ja siis sellega seoses just tuleb see sama asi meelde, et õnneks on rahakad isikud siin Eestis suutnud üsna suuri koguseid vanaaegseid välismaa autosid siia osta, need isegi korda teha ja et see on ka see ikkagi tehnikakultuuri teatav osa, mida ametnikud ei suuda hinnata kuidagi moodi, sest neil puudub kompetents. Ja siis näiteks, et kui tahetakse maksustada, kujutame ette kollektsiooni 100 autoga ja ütleme jämedalt 100 autot, no ma kujutan ette, et see summa ületab 100 000 piiri aastamaksu. Tähendab, et 10 aastaga tuleb siis selle au eest, et sa tehnikakultuuri kannad, tuleb peale maksta 1 miljon. Ja sa teed sinna niikuinii kogu aeg kulutusi. Noh, neid ka, eks ole. Et see on äärmiselt ebaõiglane ja nii-öelda nagu tervele mõistusele täiesti arusaamatu. Ja. No nüüd on öeldud sellele vastuseks, et Kultuuriministeeriumi kaudu tehakse siis pärast mingisugune leevendav meede muuseumitele, aga see on siis jällegi niimoodi, et siis ma ei kujuta ette, kuidas see siis käib, et tuleb mingi ametnik tuleb kohale, loeb üle need autod, mis on siis parasjagu muuseumis väljas ja siis tehakse siis sa võid võib-olla tegema mingisuguse taotluse, tegelema bürokraatiaga, siis hinnatakse, et kas sinu taotlus on põhjendatud ja kantakse sulle osa raha tagasi. Aga võib-olla siis näiteks need autod, mis on veel restaureerimisel, mis ei ole seal, siis äkki nendest peab ikka maksma. Või kuidas see käib, eks ju, ja tegelikult on ka see, et on palju inimesi, kellel on selliseid huvitavaid autosid, millega nad ei sõida eriti, aga nad on eraisikud ja muuseumit neil ei ole. Ja lisaks ma olen aru saanud ka seda, et muuseumi selleks, et üldse muuseum olla, on vaja täita terve rida teatud tingimusi. Nii et eks me näe, kuidas sellega läheb või mida seal välja mõeldakse, aga see on kurb jah, et kurb on minu arvates see, et autot käsitletakse pelgalt kui mingisugust, ma ei tea, nuga või kahvlit, millega saab siis natuke keeruliselt asja teha, sõidutada asju ühest kohast teise, et ta on lihtsalt üks abivahend, aga tegelikult ongi ta päris paljus ka selline kultuurikandja, paljudele inimestele hobitegevuse objekt aga tundub, et seda praegu see ei lähe kellelegi korda, kahjuks. Jah, ühesõnaga me teame, et riigi majanduslik olukord ei ole kiita ja automaksule võib-olla järgnevad siis suvilamaksud ja me maksame praegu oma selle 3/4 hektarise eest maksame ainult, ma ei tea, 500 või palju see oli seal, ühesõnaga väga vähe, eks ole, aga tõstame siis eluaseme makse, igasugused makse tõstame aga kas me sellega me kompenseerime teatud tegemata jätmisi, mida oleks saanud, ütleme, kas või meil igasuguse tootmise, arendamise ja igaste muude meetmetega oleks saanud need nullida, need kahjumid, aga me mõtleme välja, see on nagu asendustegevus. Ja kui rääkida veel korraks tootmisest ja tootmisega luuakse mingisugust uut väärtust, et siis
mulle tundub, et ka selline tehnikakultuur on osa sellest, et mingid nooremad ehk siis kui lapsed on järelkasv tekib, eks ju, et siis need järelkasv peab olema millestki kuidagi inspireeritud ja autod ja tehnika sport ja tehnika selline huvi on et seda nii-öelda alla suruda, et see on pikas vaates ei ole kellelegi kasulik. See on ikkagi ülemaailmne tendents, mind hämmastas see, et ma kuulsin ühte uudist, et Norra riik, ja see on ikka tõesti rikas riik ja võimeline ehitama tohutud projekte, läbi viima miljardisi projekte ja tal pidi olema tohutud nii-öelda rahavarud, et püüab tehnikaaladele värvata noori õppima kujuteldamatute stipendiumitega meie jaoks, aga ikkagi ei ole, tähendab, neid noori nii palju, nagu sooviks riik. Seda ma ei ole kuulnud, see on ka tõesti huvitav ja väga kurb. Ja tähendab, ilmselt see, mida mina nii-öelda 80-aastasena näen nagu seda ülemaailmset mandumist teravamalt, kui siin noored üldse hoomavad. Et see ongi selle tagajärg, et ma võin praegu eksida, aga ma sain aru, et need stipendiumid, mida pakutakse, on tuhandeid eurosid kuus. No võt, et siin praegu kõigile noortele tehnikahuvilistele minge Norra. Minge Norra, jah. Minge Norra, jah. No aga võib-olla, ma ei tea, hakkamegi kokku võtma, aga ma ütlen, tahaks kuidagi mingisuguse positiivse noodiga kokku võtta, et ma ei tea, kas peab mingi positiivse noodi leidma. No minge, kus iganes näete näitustel või isegi minu meelest on seal Laitse rallipargis, et autodest on maalid tehtud ja erineval tasemel muidugi on neid ja maailmas. Ameerikas näiteks on isegi olemas autokunstnike assotsiatsioon 70 liikmega, kes siis elatuvadki sellest, et suurepäraseid maale. Reeglina on niisugused nagu slaidimaali tehnikas tehtud väga täpsed koopiad, eks ole, konkreetselt olemasolevatest autodest ja mõnikord on siis ka inimfiguurid sinna juurde joonistatud, aga ja need on tõesti, vaat neid küll koguks, kui oleks võimalik. Ja seinapinda. Ja seinapindaga oleks vaja siis, või siis annaks siis kas või vastutavale hoiule kuskile muuseumides. See on siis niimoodi, et kui ruumi on vähe, siis kõige lihtsam on koguda automemorabiiliat, sellepärast, et see võtab kõige vähem ruumi. Siis kui ruumi on natuke rohkem ja raha, siis võib koguda maale. Ja siis kui veel rohkem on, siis tehke oma automuuseum. Siis oma automuuseum ja siis ühesõnaga siis, ma ootan pikki silmi, millal mõni Eestis võimeline inimene siis Duisenbergi Eestisse toob. Neid on praktiliselt vähemalt üks on Humani kollektsioonis praegu seal, on teada isegi vist hind oli, ma mäletan. Ikka 1-2 miljoni vahel. Ühesõnaga, rikkad inimesed, kes on huvitatud autodest, teile siit üleskutse, et see, kes Duisenbergi esimesena Eestisse toob, on võitja. Ja, see peaks saama selle mitmenda klassi see täheordeni. Jah, just. No nii, aga aitäh, Margus Ants, et sa tulid ja võib-olla räägime teinekord veel, ega me ei tea. Võta heaks, ega teema on ju, see on vähemalt, eks ole, kuskil 120 aastat on seda statistiliselt tõsiselt võetavat autoasjandust ju olemas ja kui me loeme, et see kolleeg Slovakkiast on kokku õigesti lugenud üle 16 000 margi, siis me ei jõua kuigi kaugele omadega. Ja, no nii on. Aga selge, veel kord aitäh ja kuulajatele siis järgmiste kuulamisteni. Nägemist. Nägemist.
Epiloog. Margus Ants Kuuse poolt 60 aasta jooksul kogutud arhiiv sisaldab üüratus koguses autoteemalisi raamatuid, ajakirju, brošüüre, fotosid, slaide, jooniseid, kirjavahetusi, pressikomplekte, kattes tehnikat ja tootmist, disaini ja inseneeriat, omaaegseid uusi mudeleid ja autotööstuse innovatsioone. Arhiiv on ilmselt unikaalne terve endise Nõukogude Liidu territooriumil. Ja see arhiiv on müügis. Omanikul oleks hea meel, kui tema elu jooksul kogutud arhiiv leiaks kasutust tulevaste auto- ja tehnikaentusiastide, õpilaste, üliõpilaste ja uurijate jaoks ning annaks inspiratsiooni temaatilisteks näitusteks, raamatuteks ja äkki filmidekski ning jääks Eesti pinnale. Aga lõpuks on see muidugi ostja enda asi, mida ta selle info ja automemorabiilia koguga peale hakkab. Kui kellelgi on selle arhiivi vastu huvi, siis võtke Margus Ants Kuusega ühendust. Kui kellelgi teise kaudu kontakti ei leia, siis küsige minult.